Meeletud autode kolonnid, mis seisavad ummikutes. Meie teel jätkuvad. Kristjan pääses punni tagant välja. Ja, no saab korra sõita ka juba. Hakkab ju vaikselt kultuuriga harjuma. Aga uhkeks ei tohi minna, siis on õnnetus siia tulles. Nagu sa aru saad, Indrek, siis pool tundi ja 10 kilomeetrit liigume, et siin sellest 3 või 4 või 4 tunnist ei tule nagu juttugi, et see meil läheb ikka tunduvalt kauem. Meil on veel minna 2,5 tundi, polegi nagu liikunud üldse ja väljas läheb juba pimedaks ja me tuleme homme veel tagasi. Mööda sama teed me peame juba homme olema tagasi. Paras sõitmine ikka, jah? Ja ega siin läheb kaua seal, aga midagi ei muutu, ummikud jätkuvad ja sõidame edasi kohaliku trummipõrina saate. ringtee. Opa! Oota, siit on liiga vara minna. On või? Otse peaks minema, jah? Mine pekki. Ma võtab käsi eest ära. Need asjad nagu, jah. Kohe labama. Ja. Selline see liiklus siin on terve see aeg, et ega ei saagi kuskile midagi edasi liikuda. Praegu liikusin, ma ei tea, mõne kilomeetri, ma ei tea, 10 minutiga. No, siin mitte mingisugust liikumist ei ole. Aga no sõita ei näe. Praegu hetkel nagu korraks näed, kui autosid vastu ei tule, aga nii kui autod vastu tulevad suur hunnik, siis no kajamehed lihtsalt ei näe, teid ei näe. Päris nagu crazy hakkas vihma sadama, siin oligi ju täna tormi hoiatus ja üleujutuse hoiatus. Kui auto vastu tuleb, ei näegi mitte midagi. Korra oli mingi auk, oli räige pauk käis meie auto. Vaatame, otsime varsti bensiinijaama, jääme korra seisma, see asi läheb natuke meil käest ära. Vesi ja lausvesi on peal kõik. Vett tuleb nii palju alla, et ei jõua ära uhada. Nägu ei jää peale. Näin, küll asi. Nähtavus on 0, aga õnneks on lennukirajad ees nagu lennuväljal. Täkid on maas, muidu sõita küll ei näeks. Kui autod vastu tulevad, niimoodi ilma autodeta on okei. Kui autod vastu tulevad, siis on nähtavus 0. See tormihoiatus on ikkagi õieti välja antud. Varsti tekib olukord, kas võiku jätkata või mitte jätkata. Kuna haide kujuma minna ei saa, kui siuke hind on. Tekib varsti mõtte koht, seda tuleb ots ringi keelata. Seisma, roller jääb ka seisma. Vesi on nii kõrge, et tee peal. Täitsa crazy, läks ära kõrvale. Veetase on nii kõrge tee peal, et nagu meri, pane aknast välja nagu meri on. Ma ei tahtnud. Täitsa pekkis. Ma ei saa, ma pean ära sõitma täiesti. Täitsa pekkis. Ma ei tahtnud niimoodi teha. Päris crazy. Vaata, panen kõrvalt vahepeal kaameraga, siis kui ta paneks seal litake ikka üles. Päris crazy. Praegu on korra natukene, korraks on parem see olukord, aga midagi head siin ei ole. Oi, läheb jälle hakkab pihta. Lainet on lausa, näed? Päris väga crazy. Me
oleme sõitnud 3 tundi ja 19 minutit, nüüd teeme korra pausi. Oli võimas sadu, pidime peaaegu pooleli jätma oma sõidu ja tagasi minema, kuna pole mõtet minna iSharkile, aga raiume edasi. Kui praegu korra tundub, et läks paremaks. Jah, tund aega ja 15 minutit veel vastu pidama. Või oli tund 45. Oli võimas sadu ja see oli ikka midagi meeletut. Rollerid jäid tee äärde seisma ja... Kõige hullem on see, et vahepeal on väga suured löökaugud ja vees just ei näe neid üldse. Ja viskab panedki lihtsalt täie pauguga läbi, nii et koliseb. Ja nüüd lähme võtame väikse kohvi ja see 3 tundi 20 minutit oleme sõitnud. Aga põhimõtteliselt meil oli ju algul näitas, kui palju näitas? Ta näitas tegelikult alguses alla 4 tunni. Alla 4 tunni, no, aga kui 1,5 on veel, siis ma arvan, me lähmegi 3 tundi 20 minutit veel, ongi kokku 6 tundi ja lähme hoopis. Aga lähme üritame edasi, teeme kohvi ja väikse pausi ja üritame edasi. Terve see aeg ma teadsin, et jalg sai viga. Jalg natukene veritseb. Varva lõi küüne alt, lõin selle puruks. Päris korralikult 2 auku ja kõik on korralikult. Katki lööb ja teeb valu. Lihtsalt ähmi täis. Olin ähmi täis, kui see ilm nii muutus ja viskas jala käsijuhtimiskangide alla ja varvas täitsa puruks. Aga lähme nüüd edasi, jah? Sõidame edasi. Vaata, et valele poole ei keera siis. Võiks juba kohale jõuda. No, ma arvan veel 3 tundi. Ja Äike peksis nii räigelt, et küsisime Gilberti käest, kas tsunamit ei või tulla. Ta ütles, et tsunamit ei tule täna. Võib-olla kerge üleujutus. Võib-olla kerge ujutus. Äge on see, et need vähemalt rolleritel on sellised vilkuvad tuled taha pandud, et näeb neid tee peal. Muidu selle vihmaga võib-olla ei näe neid vahepeal. Sadu aina kasvab jälle, hakkab jälle vesi liut pihta. Tuleb natukene rohkem vaeva hakata nägema. Gilbert, you say tsunami is not coming, yes? No. Okay. See auto niimoodi pidurdab ees, et tal on inimesed kastis ka veel, ei saa mööda ka kuidagi neist. Sadu on ka parasjagu tugev ja väikest lööb. Paugutab pidevalt. Ma kujutan ette, et seda pidurdab, see lõb siin 20-25. Tahaks mööda minna, aga samas ei julge ka enam. Aga kohe lähen mööda. Päris kreisi nägid nüüd lõi väga väikest korralikult. Paneb see korralikult paugutab. Jaa, ei, paugud on kõvad. Just on nähtavused ka kehvad siin just vastu. Opa! Ma lähen mööda. Päris asi selle kohanud. Kive on kõik täis. Ülevalt kaela kukkunud. Opa!